olete te juba ootusärevad, sest lavale tuleb Eestimaa üks populaarsemaid, originaalsemaid ja humoorikamaid bände. Ma leidsin internetist nende kohta päris huvitava tutvustuse. Lubage mul ja varuge natuke kannatust see ette kanda. Eks ta kõlab nii, nagu omal ajal kõlasid teatavad kurvad teated ajalehtedes. Unsakad ütlevad enda kohta niimoodi. Unsakad sündisid saareaegsel Eestimaal vaesunud kaluri perekonnas. Isa oli advokaat, ema kaevur. Oma lapsepõlve veetsid unsakad suures viletsuses. Puudust tunti kõigest, isegi lauludest. Seepärast pidid nad karjapoisipõlves laulma regivärsilisi laulukesi ja ehani mängima küll lille, küll rohuga. Kuni vanataat käe kõrval viis neid välja magama. 19. ja 20. sajandi vahetusel avastasid nad enda jaoks tehnika ime, vändaga grammofoni. Nüüd said nad repertaari lisaks rahvalikele lorilauludele ka saksapäraseid modern schlagerlaule. 21. sajandil ehitasid nad oma grammofonile lisaseadme, millega saaks kuulata ka CD-tüüpi heliplaate, et nautida igasugu loomingut. Mõni unsakas on tuntud ka oma sõjaka loomuse poolest, kus vähegi võimalik ajab unsakas rinna kummi ja hakkab laulma vanu sõjalaule teemal, kui ta vaimlane taht meilt priiust võtta, aga polevat saanud ja kui ta vana kurat tappa jaamas tukkuma jääb. Regilaulud, lorilaulud, modern lööklaulud, sõjalaulud ja kõik muud laulud. Praeguseks moodustavad unsakad läbilõike keskmisest eestlasest. Kui võtta kontserdil 6 suvalist inimest, siis on nende hulgas kindlasti 3 muusikakooli direktorit, 1 raamatupidaja, 1 paadimeister ja 1 audio-video võlur. Täpselt sama suhe nagu ansamblis unsakad, kus juures 1 nendest on veel täiskarstlane, aga tema pill on tehtud vanast viskivaadist. Ja kui ma nüüd improviseeriks täna õhtul selle, ei taha öelda nekroloogiaga, selle loo või artikli lõpu, siis võiks öelda iga kord, kui unsakad hakkavad lavalt lahkuma, et täna õhtul on Eesti muusikaelu tabanud valust kaotust. Unsakad lahkuvad jälle lavalt. Et seda ei juhtuks, palun plaksutage palju ja meelitage välja lisalugusid. Metsavendade laulud ansambel Unsakad! Tere õhtupoolikut, kallis Tallinna rahvas, Vanalinna platsi elanikud ja külalised. Teie ees on ansambel Unsakad, keda paluti mängima täna õhtul just nimelt Metsavenna laule. Metsavendlus sai alguse teadupärast 40. aastal, kui juuni alguses tulid siia võõrad väed ja ütlesid Kaitseliidu meestele, et andke relvad ära. Mõned ei andnud ja pärast keeruliste sündmuste tõttu tekkis neid metsavendlusi nagu juurde ja metsas oli mõnel mehelgi pill kaasas ja siis need lood sündisid. Palju lugusid tehti tuntud viiside peale, mõned üksik ikka päris originaalviisiga. Esimene laul, mida sellel ajal väga populaarseks peeti, võib-olla siiamaanigi on Metsa läksid sa. Ehk siis politrukk, 40. aasta juulikuus siis loodi politrukkide ametikohad, et siis hakkaks rahvast õiges suunas liigutada. See oli uisselaan, kun ladamme vaan ja venelasel kitsaks läks omad maad. Oi ai jaa, tirallalla ja venelasel kitsaks läks omad maad. Oi ai jaa, tirallalla ja venelasel kitsaks läks omad maad. Siis tuli punaväed, kui ehtsad tantsuväed ja kaasas nende looni mooni. Oi ai jaa, tirallalla ja kaasas nende looni.
kui sukk ja püss on vaid kui tukk ja põõsa taga krabistab poolitrukk. Ai, oi, ai, ai, ai,